Kui holistilises treeningus inimesed on aasta jooksul palju teadmisi ja kogemusi omandanud iseenda kohta, siis väga sageli need teadmised aitavad neil mõista ka, et miks nende elus asjad on nii, nagu need on. See aitab elus paremini mõista ka seda põhjus-tagajärg seost. Et kõige olulisem võib-olla ongi see teadlikkus, panna tähele, kuidas ma hetkes reageerin, kuidas iga inimene hetkes neid valikuid teeb, et see aitab neid valikuid ja reageeringuid ka muuta. Kui inimene märkab rohkem iseenda tundeid, siis väga sageli selgub, et mingid hirmud, mingid süütunded, mingi muster iseenda loomingulisust või spontaanset väljendust elus tagasi hoida, et see on pärit kusagilt minevikust hoopis, mis omal ajal võib-olla oli päris otstarbekas käitumisviis, aga mis praegusel eluetapil võib-olla kõige toetavam, kõige mõistlikum ei ole. Ja kui nendest mittevajalikest tunnetest loobuda, siis on võimalik leida iseenda seest palju rohkem rahu, harmooniat, julgust, rõõmu, spontaansust. Ja kui suhe iseendaga on sellel viisil paranenud, siis täiesti loomulikul viisil muutuvad ka suhted igapäevaelus, suhted lähedaste inimestega. Ja väga sageli inimesed ka avastavad mõne lapsepõlveunistuse või avastavad ka oma potentsiaali või ande, mis on võib-olla senises elus kasutamata jäänud. Võib-olla on rohkem julgust tulla ära sellelt töökohalt, mis on oma aja juba ära elanud. Inimesed hakkavad õppima midagi, millest nad on võib-olla kaua-kaua unistanud. Inimesed hakkavad rohkem teostama ennast. Võib-olla väga paljudel tekib ka julgus alustada ettevõtlusega või alustada selle või teise loomingulise tegevusega. Ehk see mõtteviis, millest kogu meie koolitus alguse saab, ongi see, et muuda midagi iseendas ja läbi selle muutub ka maailm, läbi selle muutuvad ka suhted, läbi selle muutubki kogu elu tegelikult. Ja väga sageli on inimesed ka kogenud seda, kuidas erinevate tervisehädadel, mille kohta meditsiinist on nad saanud vastuse, et see niimoodi jääb või siin meditsiinil pole midagi teha või see või teine asi kestab sul elu lõpuni, kuidas see sümptom kaob, kuidas tervis saab korda, kui paraneb see ühendus iseendaga ja see olemine, see seisund, milles inimene oma igapäevaelu elab. Et üks selline koolituse kokkuvõte, mille me oleme siin isekeskis teinud, on see, et saa iseenda parimaks väljaandeks. Ja väga sageli inimesed on ka öelnud seda, et see aasta on parim investeering tegelikult iseendasse ja iseenda õnnelikku tulevikku.